Minu esimene kokkupuude muusikaga oli nii ammu, et ma ise seda tegelikult ei mäletagi, aga üldjoontes on minu lugu sellest, kuidas ma laulmiseni jõudsin, üsna selline, ma arvan, nagu on väga paljudel teistel Eesti lauljannadel. Et mul oli väga musikaalne taustsüsteem, mu ema-isa on suured lauluarmastajad ja mu vanaisa tõi meile koju mingi vana klaveri, mis kuskil Toompealt mingist hoonest välja visati ja siis sinna taha mind pandi. Aga üldjoontes on see selline kuidagi nagu olude sunnil, et see kõlab võib-olla halvemini, aga olud olid just sellised, et mul oli võimatu nagu mitte laulda ja mitte seda kõike teha. Aga ma olen loomulikult väga õnnelik, et mind utsitati tagant ja et mulle pandi seda südamele, et kui sul on see kuulmine ja see laulu mingil määral anne, et siis võib seda ju arendada ja seda kasutada. Kurb oleks seda lihtsalt raisku lasta. Tegelikult on olnud mul ainult 2 muusikaprojekti või 2,5. Et esimene oli kõrvalhüpe, millest võib-olla mõned inimesed midagi ka mäletavad, kuigi see ei olnud üldse mitte kuulus, kindlasti mitte, aga mingis ringkonnas sellest siiski midagi teati. Ja kui kuulata seda kõla, mis kõrvalhüppel oli ta tegelikult üsna selline kurvameelne. Me andsime ka albumi välja, mille nimi oli Tantsud antidepressantidega. Ja minu meelest see kirjeldab seda muusikat väga hästi, et ta on küll selline tantsuline muusika, aga ta oli üsna pigem sellise süngema kõlaga. Ja tollal mulle ka endale selline süngem kõla meeldis rohkem. Nüüd ma jälle mõtlen, et võib ju ka vahel rõõmsameelsemaid lugusid laulda ja teha. Ja nüüd olengi siis natukene positiivsema kõla poole liikunud sellest, aga see oli kindlasti hea selline algus. Nüüd on siis see teine projekt mul käsil, mida võib nimetada ka siis 9,5 projektiks, kuna tegelikult on olemas ka selline kooslus nagu Luulud, mis tegelikult on täpselt seesama grupp inimesi, mis on praegu Epp Kõivu artisti selja taga. Vahe seisneb selles, et Luulude nime alt andsime välja me siis EP, kuhu olime kokku koondanud sellised trummipassi ja tantsumuusika lood. Neid oli seal 4, kui ma ei eksi. Et tegelikult on need inimesed kõik samad, mina olen sama ja poisid on samad, aga lihtsalt oligi otsus, et nimetame selle trummipassi asja Luuludeks, sest et see oli niisugune hetkeline luul ja ülejäänu koondame siis minu nime taha. Tegelikult ei ole Epp Kõiv üldsegi minu arvates vähemalt sooloartist, tegemist on 3-liikmelise, nüüd juba palju suurema tegelikult, aga põhiliselt 3-liikmelise projektiga, kes seda muusikat teeb. Ja need 2 inimest, kes seal veel peale minu on Kaarel Rundu ja Mikk Siimer. Kaarliga saime tuttavaks kooli kaudu, aga me ei olnud mitte koolikaaslased, vaid Kaarel oli minu klassijuhataja 2 viimast keskkooli aastat, aga ta oli selline noor ja äge kooliõpetaja siis nii-öelda. Ja pärast kooli jäime päris paljukesti edasi suhtlema ja kuidagi see tuli välja, et tema on muusikaga tegelenud ja mulle meeldib muusika ja siis ühendasime jõud nii-öelda. Mikk on ka täpselt samamoodi kooli kaudu tulnud, et me oleme kõik ühe kooli kasvandikud ja sealt kaudu see sõprus ja ühine huvi alguse sai ja meid kokku tõi. Varem oli meil hästi selge protsess, kuidas me lugusid teeme. See käis nii, et Kaarel kirjutas sõnad, Mikk tegi biidi ja siis mina, kui sõnad ja biit oli olemas, improviseerisin siis meloodia nendest 2 kokku. Ja nüüd tegelikult käib see üsna samamoodi enamasti, aga vahe on selles, et ka Mikk on hakanud sõnu kirjutama, nii et osa lugusid on siis nagu täiesti Miku lood nii-öelda. Ja osa lugusid on siis endiselt Kaarli ja Miku 2 peale. Aga ise jah, ma ei ole ühtegi sõna oma elus kirjutanud ja ma hetkel ei näe ka, et see lähitulevikus juhtuks. Aga ma arvan, et vähemalt näiteks Kaarel küll, kui Kaarel kirjutab sõnu, siis ta mõtleb väga tõsiselt sellele, et mina olen see, kes seda lõpuks laulab. Et ta kirjutab selliseid sõnu, mis mõjuksid minu esituses usutavalt. Linn on minu, elu on ilus, et saab iga päev pidu. Kassid jäid sulle, aga linn on minu, enam ei kiru, nüüd saab iga päev. Linn on minu on tegelikult väga vana lugu. Me tegime selle kõige esialgsema versiooni, kui ma ei eksi, siis 2000
12 sügisel. Ja see lugu jäi tükiks ajaks nagu seisma. Midagi temaga ei toimunud, kuigi mõtted olid algusest peale suured, vähemalt Kaarlil, kes need sõnad kirjutas, tal oli kohe plaan, et sellest tuleb selline hästi positiivne lahkumineku lugu. Et kõikidele, kellel on kurb lugu olnud või kurb story oma elus sees, et selle asemel, et jääda mossitama kuskile, võib ka täiesti vastupidiselt mõelda sellest asjast, et nüüd on kõik uus algus justkui, et kuulsaks sai siis see versioon, mida nüüd kõik teavad, mille tegi siis Demi. Aga et ta selliseks fenomeniks saab, selleks ma ei olnud valmis, kuna ükski minu lugu ei ole kunagi kuskile jõudnud enne seda. Et ta üldse raadiotesse saatus, oli minu jaoks üllatus. Aga see oli kõik Demile tänu, sest et tema oli see, kes hakkas seda siis nii-öelda haipima, et ta ise saatis selle kõikide raadiotele ja ütles, et mängige ja raadiod mängisidki ja inimestele meeldis. Täna olen tuu, sest täna suudan kõike, sest just täna olen võit. Nüüd see kevad, mis just möödus, oli minu elus väga märgilise tähtsusega, kuna lõpetasin ülikooli ja samal ajal sai valmis ka siis debüütalbum. Ei saa öelda, et me nüüd olime 3 nädalat stuudios ja tegime albumi, et see ikka kestis üle 2 aasta, nii et kaua tehtud kaunikene. Aga see muusika, mis albumil on võib-olla tõesti siis rohkem mina, kui on see varasem. Just sellepärast, et see ei ole nii sünge, see ei ole ka nii puhtalt elektrooniline. Suuresti on see ka tänu sellele, et me oleme kõik need 3 inimest siis oleme teineteist ka paremini tundma õppinud ja teame paremini, mida teha, kuidas teha ja mis kellelegi meeldib ja mis sobib millega ja kellele. Et selles mõttes olen mina küll albumiga väga rahul. Et täitsa, kui ma kuulan neid lugusid, siis ma tunnen nagu meid 3 sealt seest ära. Ja minu meelest see on väga kihvt, et see ei ole selline mingisuguse mustri järgi või läbi proovitud valemi järgi loodud album, et minu meelest vähemalt küll lugusid tehes üldse ei mõelnud sellistele asjadele, et me lihtsalt tegime seda, mida me tahtsime ja mis meile endale meeldib. Ja selle hetke ma jäädvustan, olgu kas või kinni silmi, ajatuna täpselt nii, nagu mustvalgel filmilindi, selle hetke ma Kohviplekid on tegelikult kõige esimene lugu, mis me tegime üldse selle albumi tarbeks. See on minu meelest selline hästi mõnus hommikuse tiksumise lugu, kuigi see on natukese võib-olla sellise kurva lõpuga. Eks ta armastuslugu ole, nagu enamus lugusid on. Ja ma usun, et mõned inimesed võib-olla tunnevad selle loo sealt seest ka ära, et see on selline, mis võiks kõnetada, ma arvan, nii mõndagi inimest, et kes on olnud sellises olukorras. Et sõit kulgeb üsna aeglaselt. Sel valgel daamil minu vastad vist palab. Ta tulutab end oma suvekübara. Maale on kõige puhtam, pesuehtsam suvelugu. Sealt, ma arvan, ei peagi otsima mingit sügavamat võtnet, vaid see räägibki sellest, et minna suvel ära maale ja nautida seda, mida pakub meile maailm väljaspool koduseinu ja väljaspool üldse ruume. Et õues, päikse käes ja kuidas elu nautida. A glimpse of greatness, to touch the light of genius, watch miracles in making, to see how wonders work. A glimpse of greatness, to touch the light of... Siis on veel glimpse of greatness. Et sellest on mul võib-olla kõige keerulisem rääkida, kuna üldjuhul me arutame ikka läbi, et millest lood räägivad, aga selle puhul me ei ole vist kordagi ühtegi vestlust pidanud, et ju siis igaüks on enda jaoks seda tõlgendanud. Aga minu jaoks on see selline suure armastuse lugu, mis on pigem ühepoolne armastus. Ma ei teeks muusikat, kui mulle ei meeldiks need inimesed, kellega koos ma seda teen. Ja kui mul ei oleks see tore, et kui see muutuks selliseks kohustuseks või et me peame nüüd tegema albumi, et siis ma ei tahaks üldse teha teda. Et kuna ma ikka muusikat väga armastan ja tunnen vajadust laulda, siis ma arvan, et see, et ma olen saanud poistega koos teha kõike seda
asja kogu nende aastate jooksul on andnud mulle lihtsalt hea muusikalise väljundi, et kui mul seda ei oleks, siis ma peaks seda kuskilt mujalt mingil muul moel otsima. Et kindlasti jääks osa minu potentsiaalist rakendamata ja ilmselt ma oleks siis ka õnnetum inimene, sest ma tunneks, et midagi on puudu. Nii et see on kindlasti väga oluline osa minu elust. Ja mina olen terve suvemaa. Päike ja peenral maasika. Ära kõhkle, tule ka. Aitab veidikeseks